Tere! Mä nyt tutvustan teille siis omaa kaarttia. Vaadake. Ehk siis UEFA Champions League 2012-2013 jalgpallikaardid, goalstopperid. Vaadake. Sen siis Andriy Pyatov Shakhtar Donetskist. Ta on mitte just kõige kogenum väravavaht, aga siiski hea väravavaht. Nii, vaatame nüüd järgmist. On siis FC Porto väravavaht, Helton. Tema on ehk sama palju arenenud, ehk siis mitte just kõige tuntum väravavaht maailmas, aga sellegipoolest FC Porto väravavaht. Siis Salvatore Sirigu on Paris Saint-Germaini väravavaht siis, kes siis Barcelona vastu siis lasi ikka päris väravaid sisse küll ikka, et sest päris rääkida ei tahaks eriti. Aga vaatame siis järgmist kaarti. Gianluigi Buffon, Juventuse väravat. Juventus on sel aastal võitnud selle enda Itaalia liiga ja siis nüüd Buffon on ise ka Itaalia maameeskonna väravavaht ka ja siis muidugi ta on üks maailma parimaid väravavahte. Okei, liigume järgmise väravahi juurde. Üks noorimaid väravavahte küll on Inglismaa väravavaht ja siis Manchester City väravavaht. On nii noorte lemmik, enam-vähem ka noorte lemmik ja on siis mitte just nagu YouTube'is öeldakse, et maailma kõige kiireim väravavaht siis. Okei, vaatame järgmist. On meil siis Borussia Dortmundi väravavaht, Roman Weidenfeller. Ta on selline imelik goalstopper, aga enam-vähem ikka hea väravavaht. Said vähemalt finaaligi. Okei. Ja muidu on siis ka mitte just Saksamaa maameeskonna väravaht, aga siiski hea väravaht tundub. Järgmine väravaht on siis Galatasarayst Fernando Muslera. Nende tiimil on siis suht hästi läinud, et nad on saanud enda tiimi Wesley Sneijderi ja siis Didier Drogba, kes oli Chelsea's, võitis eelmine aasta karika, kuid see aasta ta seda enam kahjuks ei saanud. Kaotasid poolfinaalis. Aga käest liigume järgmise goalstopperi juurde. On siis üks kiilaspea, Christian Abietti AC Milanist. Ei ole küll Itaalia väravaht, sest Gianluigi Buffon on Itaalia väravaht. Ja isegi ma ei tea, mis maalane ta on, aga igatahes on ta väärikalt AC Milani väravavaht. Okei, tal on tugevus ka päris head. Okei, Saksamaa väravavaht ja ka siis nii-öelda nagu Bayerini väravavaht, nagu te näete, Manuel Neuer. Ta on üks maailma parimaid väravavahtega, nagu need kõik teisedki, need Buffon ja Casillas ja aga igatahes liigume järgmise kaardi juurde. Siin on siis Victor Valdez, Hispaania abiväravavaht ja ehk siis Barcelona väravavaht, kes sel aastal siis lasi ikka päris mitu väravat sisse Champions League poolfinaalis. Ehk siis 7 väravat täiesti metsas. Igatahes liigume järgmise kaardi juurde. Ja see on siis viimane kaart ka. Voyage Sanchez, Arsenal FC. On ta on Poola maameeskonna väravavaht, kuigi ta mängib Inglismaa tiimis. Ta on siiski tugev ja julge väravavaht, mida saab tõestada Arsenali nimel. Igatahes see on tänaseks päevaks kõik. Ja meie liigume edasi järgmises osas siis fans favorite'ide juures.